üle viis Iisrael läbi ajaloolise esimese löögi, et takistada tuumarünnakut Iisraeli vastu. Kinnitan taas oma pühendumust. Iraanil ei saa olema tuumarelvi. Sama kindlusega tegutsesime ka Hezbollah vastu. Hezbollah kavatses tungida Galileasse ja hävitada Iisraeli linnu 150 000 raketiga. Me kõrvaldasime ka selle ohu ja kõrvaldasime Nasrallahi. Ja ma tahan teile öelda, et meie vaprad võitlejad levitavad haigust nimega Hezbollah. Hävitavad Hezbollahi. Me jätkame kogu sõjalise infrastruktuuri eemaldamist turvatsooni ääres. Sealhulgas maa-alused terroritunnelite kompleksid. Iraan ja Hezbollah on nõrgemad kui kunagi varem ning meie oleme tugevamad kui kunagi varem. Aga meie kampaania nende vastu ei ole veel lõppenud. Viimase 24 tunni jooksul püüdsid Iraan ja Hezbollah meile uut mängureeglit peale suruda. See mängureegel ei ole vastuvõetav. Ja see on minu jaoks samuti vastuvõetamatu, kui nad arvavad, et nad võivad rünnata Iisraeli Liibanonist ja Iraanist. Ning Iisrael ei vasta sellele. See ei juhtu. Mitte minu ajal, nagu olen teinud juba aastakümneid. Ma olen kindlameelne, et säilitada meie õiguse sellistele rünnakutele vastata. Pärast seda, kui Hezbollah ründas Põhja-Iisraeli, andsin IDF-ile käsu. Viia läbi õhurünnakud Beirutis. Ja pärast seda, kui Iraan ründas Iisraeli, andsin korralduse rünnata Iraani sõjalisi ja finantsrajatisi. Ja me tegimegi seda. Ja pärast seda, kui me seda tegime, Iraan lõpetas meie ründamise. Kui Iraan teed vea ja alustab taas meie vastu rünnakuid, Me vastame jõuliselt, sest Iisraelil on õigus end kaitsta. Ja me säilitame selle õiguse. Ja ma ütlen teile, Iisraeli kodanikud, nagu ma ütlen oma sõbrale president Trumpile meie vestlustes, me kaitseme Iisraeli otsuse kindluse ja nutikusega. Ja koos taastame Põhja-Iisraelis turvalisuse.